käsin ründamas suurhall. Sellest päevast on kindlasti see kasu, et osa nendest hobustest, neist saab väga head aretusmärad ja osadest saavad väga head täkud. Täna oli siin näitusel selliseid täkke küll ning osal on näha, et neil on tõeline võitleja ja võistleja hing, et ma arvan, et ponisport saab siit head täiendust. Meie poole. Mulle meeldib kõige rohkem Eesti tõukogune, tähendab kõikide tema omaduste pärast ja võib-olla sellepärast, et ta on parase suurusega, et ma saan teda käsitleda, ma saan talle päitsed pähe, saan talle valjad pähe. Eesti maatõugu või Saaremaa hobune, see tähendab, et teda ei ole aretatud, tema on nagu sündinud ja kohanenud niisugune väike hobune, mis nendel aladel on pikemalt aega juba kasutusel olnud. Ja tema baasil on küll välja aretatud torihobused ja teised tõud, aga Eesti hobune on ikkagi jäänud oma selle väiksuse ja nende möötmete piiridesse ja juurde, et see ei ole suurt muutunud aja ja sajandite jooksul see Eesti hobuse olemasolu.
Te küsisite, miks mul meeldib Eesti hobune. Just nende kõigi omaduste, et ta on tähendab mulle jõukohane ja samas ta on ka täiesti, ta on selline kindel, et ta ei haigestu nii kergesti. Siis ta ei vaja mitte mingisugust lisasöötasi, seal ei tea missuguseid graanuleid ja värki asju. Et nagu meil Hobusekasvatajate Seltsis öeldakse, et Andres Kallaste ütleb, et hein, vesi ja sool, karjamaa, rohi, vesi ja sool ja Eesti hobune on söönud. Ja minul on praegu täiesti prisked ilusad hobused, hobune ei tohigi üleliia rasvas olla. Ja sellepärast, et ta on universaalne. Temaga võib ratsutada, võib põllutööd teha, võib ette rakendada igasugustele asjadele ette ja sellest ta mulle meeldib. Seal, kus vana kaev on, kriiksuva ja värav on. Seal, kus vana kaev on, kriiksuva ja They are very successful, easy to learn, and today we had a competition and there was a team of Estonian horses and they came 1, 2nd and 4th. And the team of Estonian horses came as number 2 out of 16 teams. So I think Estonian horses can do very good in Sweden, here on Öland. Sel aastal oli väga palju osavõtjaid, oli häid noori märasid, oli häid noori täkke ja huvipakkuv oli ka vanemate täkkude ring. Nii et ma arvan, et need hobusekasvatajad, kes siia täna tulid, on päris huvitavaid hobuseid näinud.